teile ka, kes te olete vaatamas meid video vahendusel. Mulle üllatuseks oli ka, et meil täna otseülekannet ei ole, aga ma tean, et paljud vaatavadki meid järgi. Et meil on kuskil siuke 5-8, kes vaatavad otseülekandes ja ülejäänud 30-50 või palju neid on seal, kes tagant järgi vaatavad. Aga lähme selle sõna juurde, mis ma sain. See oli hommikul tegelikult täitsa, kui ma küsisin Jumalalt, et mis moodi ja mida. Ja ta andis väga selgelt nagu ühe sõna. Ja ta andis selle, et tegelikult see on nüüd ikkagi jutlus missiooni kogudusele. Et kes vaatavad ja ei ole osa sellest, siis ma loodan, et see kõnetab või ma olen veendunud, et see kõnetab, aga eesmärk ei ole siis nii-öelda rääkida kõigile, vaid just, et see meid kõnetaks. Ja ma usun, et vaadates tänast seisu, siis missiooni koguduse liikmed kõik vaatavad. Ja tegelikult meil on oma egu siin. See on sirbist. Sirp, mis peab olema terav. Ja ma vaatasin neid erinevaid kirjakohti sirbist ja põhikirjakohad, mis siis tulevad Vanast Testamendist. Üks on see, et löö oma sirp mõõgaks. Ja teised päris oma jagu oli neid, kus löö piigid sirbiks. Võitlusriistad, kes ei tea piik, no mina mäletan arvutimängudest piigid on ju, noh siis ongi mõõgad tegelikult. Et mõõgad tee sirbiks hoopiski, niipidi. Ja seda on erinevates kohtades Malaki kirjas ja kus seal oli Daniel'is minu arust oli ja mujal ka. Aga ma loen Markuse 4. peatükist 26 salm. Ja Jeesus ütles nõnda. Markuse 4, 26-29. Ja Jeesus ütles nõnda. Mitte nõnda, aga Jeesus ütles koolon. Nõnda on Jumala riik. Nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea. Nõnda, et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest. Esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea, kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Nii pea, kui vili on küps, saadab ta välja lõikajad sirbi, sest lõikus on käes. Mul on üks teine kirjakoht veel. Ja see oli Vanast Testamendist. Või vist mitte. Kuskilt igatahes oli üks kirjakoht, aga seda ma praegu ei loe. Las ta olla. Nüüd mõte on selles, et ma tähendab siiralt usun seda, et lõikusaeg on olnud püsivalt väga viljakas sellest hetkest, kui vili on olnud küps sellest hetkest, kui Jeesus maa peal elas, sellepärast, et hakati rääkima veel rohkem evangeeliumi. Evangeelium nagu, ma ütleks, et teravik tuli esile. Sest kui me vaatame Vana Testamenti, siis sealgi jagati evangeeliumi. Kui me täna küsime, mis on evangeelium, siis see on see, et Jeesus sündis, ta suri ja tõusis üles 3. päeval ja maksis meie võlad sellega. Ja nüüd, kuidas seda siis sai jagada ennem, kui Jeesus oli seda teinud? No, kuidagi sai. Me loeme piiblit, Jeesus elas ja ta jagab ka, et ta või kirjutab piiblis, et ta läks ja jagas evangeeliumi. Oota, aga Jeesus polnud veel surnud, et kuidas sa evangeeliumi jagas? No ja ta jagas tõenäoliselt oma moodi. Täna, mida me õpime, on natuke see siis, ja nagu just õpime või ma räägin ja vaatame, kas me kohe teeme mingi testi ka või mitte. Kuidas siis jagada evangeeliumi? Sest evangeelium, ma ütleks, on midagi, mis läheb mulda. Ja see on see, nagu siin ütleb, et ta heidab magama, ärkab üles, kui ta on visanud seemne maa peale, inimene. Heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea nõnda, et inimene ei tea, kuidas. See tähendab seda, kui ma olen öelnud, Jeesus armastab sind, et ta sündis 2000 aastat tagasi, ta suri sinu eest ja ta ärkas üles surnuist, et sina võiksid elada. Siis see on nüüd seeme kellegi. Oota, minu eest.
ei, ma tean, et usklike eest, aga minu eest ka. Ja sinu eest ka. Ja nüüd seeme on pandud. Ja nüüd, kui ma lähen ära, siis ma ei tea, mida see hakkab tegema. Aga Jumal ütleb, see piiblis on kirjas, et maa kannab vilja iseenesest. Nüüd hakkab see idu sealt tulema. Idu ei ole hea, minule vähemalt ei maitse. Ma olen ostnud, mäletan kunagi, mõtlesin, et söön tervislikult. Poolas olin, võtsin endal mingi idukarbi kuskil bussis sõin ja no see oli kõige vastikum toit, mida ma bussis olen kunagi söönud. See oli lihtsalt idusid pani sisse, sest kõht oli mega tühi. Et täna ma arvan, ma mõtleks kohe, et ma võtan päeva piljem vastu aeg, kui see on neid idusid. Aga mõnele maitsed. Igatahes, et me ei tea seda. Aga nii pea, kui see vili on küps, siis on võimalik seda lõigata. Vanas testamendis, see on väga põnev tegelikult, öeldakse seda, et kui sa lähed võõrale põllule, siis sa võid noppida käsitsi sealt. Ja see ei ole patt. Kui sa aga lähed sirbiga, siis see on sulle patt. Sellepärast Jeesus ei teinud pattu, kui ta oma jüngritega läbi viljapõldude hingamispäeval ja need võtsid ja hõõrust viljapäid ja sõid neid viljateri. Kui nad oleks võtnud selle sirbiga, siis see oleks neile patuks saanud, see oleks röövimine. Seda lesed, see on siuke taustainfo, et lesed ja kõik siuksed vaesed, nendel oli õigus minna pärast viljakoristust, minna teha puhas töö põrd. Me näeme seda Ruti loos, kuidas Rutt läks pärast viljalõikust ja puhas ütles, et jätke rohkem vilja sinna põllule, et Rutt saaks oma varud ja rohkemgi. Ja jäeti teadlikult maha viljale asju, et vaesed saaks võtta, et Rutt saaks sealt võtta. Aga tuleme tagasi selle juurde. Ma jagan siin ühe tunnistuse ise, mis oli neljapäeval. Mul on neljapäeval on koolis siis jõulukontsert, nüüd tuleval neljapäeval ja siis tund ei toimu enam. Reedel on ka, ma ei tea, kes võib-olla ministeeriumis keegi ei näe, et siuke vaadata, et ütleme tegelikult vaba päev, aga ametlikult kooliga, aga kedagi kooli ei tule. Igatahes siis see neljapäev ma teadsin, need tunnid, möödunud neljapäev, need tunnid, mis mul tulevad ja hakkavad, et neid õpilasi ma selle aastma numbri sees rohkem ei näe. Ja ma mõtlesin, teen kõigile eritunni. Näitan neile mingit filmi või teen mingit jõulukahuuti, aga ennem kui me seda teeme, ma räägin neile, mis jõulud tähendavad. Ja siis ma küsin neilt, et mis siis jõulud on? No kõige enim vastanud, või ma ei tea, mis nad mõtlevad, aga kõige julgemad alati vastavad ja kõige rohkem ma kuulen seda, et Jeesus suri siis. Et siis Jeesus suri. No tegelikult ma ütlen, et tore, et nad teavad, et see Jeesusega seotud on, aga siis ma hakkan rääkima neile. Ja mida ma räägin tegelikult neile? Siis ühele klassile väga selgelt rääkisin, mis ma mõtlesin, mida ma siin nagu vaikselt lähen, ma olen ikka otse. Ma räägin nii nagu on. Ja ma rääkisin väga selgelt seda, et Jeesus sündis ja siis ta läks, enne kui ta sündis, me oleme kõik teinud pattu, me kõik oleme valetanud, me oleme varastanud, me oleme teinud mis iganes asju. Seal palusin käed tõsta, siuke jutlus oli. Kes on valetanud? Okay. Kes on varastanud? Okay. Kes on seda võid? Seda nimetatakse patuks. Ja siis läheme sinna, et aga teate, nüüd see sama, mida me tähistame jõudega, see sündis Jeesus. Aga ta ei sündinud lihtsalt see, et oleks tore. Vaid see sama Jeesus, kes sündis. See on üks asi, mida me saame jõulude ajal teha. Lihtsalt jagada seda evangeeliumi. Ta on nagu kink meile. Kus koolis lubatakse teha? No see on Eesti kultuur. Eestis tähistatakse jõule ja nad peavad teadma seda. Aga koolis ei räägita seda, mina arvan, et seda peab rääkima siis. Suur reede on Eestis, edasega lubatakse küll. Et, ja see tähendab, see on absoluutne, kui täna ma igaks juhul ütlen, et miks seda tohib teha. Sest see on harimine. Väga selgelt, kui meil antakse vaba päev, kui suur reed antakse vaba päev, siis ma ütlesin neile seda ka, need said ikka sellest ka. See ei ole mingi munade pühad. Minge kuu peale oma munade pealega või muna peale. Need on ülestõusmispühad. Ja te saate vaba päeva ja terve Eesti antakse vaba päeva. Ma räägin sellest, miks antakse vaba päev. Sest nad on kodus ja kool ju tähistab, kool ju pühitseb tegelikult seda vaba päeva. Tegelikult on niimoodi ja ma räägin siis ka neile. Nii et tohib rääkida. Mina vähemalt rääkisin jõuluteemal, nii et
kui keegi tuleb mulle probleemi tegema, siis mina teen neile probleemi sellepärast, et miks meie kooli lapsed täna ei tea, miks detsembris nad saavad pikale vaheajal näiteks või miks nad ei lähe nii-öelda 2 nädala pärast kooli. Ja see on üks asi, ma ütlen kooli tegemata töö, minu tegemata töö, täna ma proovin seda parandada, sest ükski muu õpetaja, ühiskonnaõpetaja sellest tundub, et ei räägi või ma ei tea, mis aines seda peakski rääkima. Täna räägitakse siis tehnoloogia tunnis seda. Et igatahes jätkates sellega ma räägin ja ma tahan rääkida teile üpriski samamoodi, nagu ma neile rääkisin. Sest et ehk teil on see koht, kus te mõtlete, okei, samal viisil on mul võimalik rääkida. Ja siis, kui nad olid rääkinud, et nad on kõik siis teinud valesti midagi, nii-öelda patu, siis me oleme rääkinud sellest, et Jeesus on üks kink. Aga mille pärast see Jeesus on üks kink? Ta on sellepärast, et nüüd ja just nimelt kasutasin neid sõnu. Nüüd on see, et see eraldab meid Jumalast, kes lõi meid. Ja ta ütleb, me oleme pattu teinud, me oleme valesti teinud ja nüüd me läheme põrgusse. Me peame minema põrgusse. Ja ma ei ütle, mitmes klass oli. Kõige noorem, kes mul käib. Ja me peame minema põrgusse, midagi pole teha. Ja see on reaalsus. Aga nüüd, et tegelikult see, miks see Jeesus on kink, on selle pärast. Et tema suri meie eest risti peal. Et me ei peaks minema ise põrgusse, vaid me võiksime olla koos Jumalaga taevas. Läbi Jeesuse. Ja ta tõusis üles 3 päeva. Kõik, kes tunnistavad oma suuga, et ta on üles tõusnud. Ja et kui ma ütlesin neile päris, et kui sa ütled oma suuga ja ütled, et Jeesus, palun tule minu ellu, ela minu sees ja ma tean, et sa armastad mind, siis see on üks samm, mis päästab sind ära kurjast, sest sa hoiad Jeesuse poole, päästab sind ära põrgust ja taevas on sulle ligidal, sest sa oled Jeesus koos. Ja see on see, mis päästab. Ja paljud hakkasid seal rääkima, mina usun Jeesusesse. Kas pole võrratu? Nad hakkavad rääkima, mina usun Jeesusesse. Ühest kohast, teisest kohast, kolmast. Sina ka, sa oled kõige sarkastilisem ja nalja usu kohta üldse. Aga sa ütle, et ma usun Jeesusesse. Ja see on see, mis tegelikult Toomase tunnistus oli, mis oli väga vahva vaata, et me ei tea, mis nende sees on. Isegi kui sealt tuleb mingi sarkasmini ja nali, siis tegelikult ta igatseb, ta on kuulnud midagi. Ja see on see, mida tegelikult väga selgelt sa jagad. Ja vot see on see evangeelium. Ja nüüd see on see, kus me saame istutada. Nüüd teine pool, millest tegelikult ma tahan rääkida, on see lõikamine. Ja vot nüüd on see koht, kus kui ma olen istutanud, siis ma ei oota seda seal et mille see idu kasvab mul juba terav sirples. Ja siis järgmine aasta idu on palju. Ma lõikasin selle vilja. Ja kui ma suhu panen selle, siis see on süke, et ma sülitaks jälle, ma pigem paastun, kui ma söön seda idu. Jälle vabandust teile, kes idusid, kui teile meeldib idust süüa, siis on väga hea. Mulle lihtsalt ei meeldi neid idusid süüa. Ja sellepärast, et see ei ole veel küps. Mõni asi vist kasvatatakse konkreetselt iduks, et seda süüa. Igatahes see vili ei ole küps. Aga nüüd tuleb keegi teine ja ma lähen edasi. Ja nüüd tuleb keegi teine. Ja kui ta tuleb, vaadake, ja kui ta lõikab, siis on küsimus, kuidas ta lõikama hakkab. Kui ma võtan siin sirbi, mul ei ole sirpi nüüd võtta. Siis mu vili on selline ja ma hakkan oma sirbiga lõikama. Siis küsimus on, kuidas see vili toimib. Kas see vili toimib niimoodi? Või see vili toimib ja on käes. Kas ma lükkan selle lihtsalt oma sirbiga maha ja ma saan mingid viljad sealt pudenevad maha või ma lõikan selle ära. See küsimus on see, et kas see sirp on siis terav. Sest vili võib valmis olla. Ja ma olen näinud seda viimase siin paari aasta jooksul, kuidas vili tegelikult on valmis. Inimesed annavad oma elust Jeesusele. Ma lähen Tallinnas mingi random päev, ma kõnnin keset Tallinnat ja Jumal ütleb, mine nende kodutute juurde. Ma lähen nende kodutute juurde, ma küsin, kas neil on Jeesust kuulnud. Nad ütlevad, nad on Jeesust kuulnud täpselt aasta tagasi ja võib-olla aastaga jõuab vili kasvada ka. See oli ennem siin üks näide lihtsalt. Ja ma küsin neilt, kas nad tahavad oma elu Jeesusele anda. Üks neist on täiesti vait ja ma saan aru, et ta igatseb oma elu Jeesusele anda. Ja see, miks ta tegelikult on mõelnud Jumala peale, on see, sellepärast, et ta sai terveks. Ja see on nüüd järgmine punkt. Ta oli terveks saanud aasta tagasi ja nüüd tulen mina ja ma küsin, kas sa tahad oma elu Jeesusele anda. Ja ta ütleb, ei anna midagi. Lihtsalt ma sain aru, et tal on see igatsus. Ja kui ma ütlesin lihtsalt, et palveta minu järgi, kui sa tahad seda teha, ta palvetab minu järgi ja ta pühib oma mustade varrukatega oma silmi. Sellepärast, et midagi on toimunud ja ma lähen ja lõikan just. Nüüd küsimus on, et kas me võime ka teravana seda. Ja me peame teritama.
ja kuidas me teritame tegelikult on see, et me peame teadma ka evangeeliumi, kuidas jagada evangeeliumi. Sest nürja sirbi, ma ei tea, kuidas eesti keeles on nürja või nürida. Nüri sirbiga. Nüri sirbiga. Mõtlete, kas ikka on? Ühesõnaga, ma ei saa lõigata seda alati. Ja siis see on see, mida me mõnikord mõtleme teha ka, sest me käime lahmime selle nüri sirbiga ja tegelikult need viljaterad pudenevad maha hoopiski ja me õõnestame seda vilja ja me ei saa lõigata. No jumalale, et mõnikord pärast meid tuleb üks terav sirb, mis lõikab hästi. Aga vot see on üks asi, mida me peame tegema. Me peame hoidma oma sirbid teravad. Või jumala sõna ütleb, et raud ihub rauda. Ja see on see, kuidas, ma ei tea, kes see teab, mina varem ei tea, mul on üks kokast, üks sõber, kes töötas restoranis, ütleme. Pikalt täna on ta jurist. Aga see oli vahva, ta ütles, et ma hakkasin otsima seda teritajat, mitte kuskil ei olnud seal köögis seda teritajat. Ja siis mõtlesin, okei, ma proovin nugadega teritada. Siis mõtlesin, mis asja nugadega. Ja siis ta võttis oma nugad ja ütles, üliteravaks sai. Ma kuulsin esimest korda, mis asja, siis piibel alles sai mul lahti. Raud ihub rauda. Ühe noaga teritad teist nuga. Sa võib-olla mõtled ka, kuidas see võimalik on. No on. Ma ei tea, küll vaatati YouTube'ist või kuskilt, kuidas seda tehakse. On, Toomas, aitäh sulle. Ja see on see, aga kui meil ei ole, kui me ei hakka teritama või kui meil on nürjand, siis ega nüriga sa vahet pole, mis eesti keel on, eks ole. Nüridaga sa ei terita nürida ka tõenäoliselt. Ma ei tea täpselt, võib-olla vaikselt läheb iga kord teravaks, üks natuke teravaks teine. Aga mõte on see, et me peame olema teravad. Ja kõige teravamaks teeb meid tegelikult osadus Jeesusega. Vot see on see, kõige teravamaks teeb meid osadus Jeesusega. Aga kas me oskame lõigata? Ja tähendab, ma arvan, lõikamine ei olegi alati, see tegelikult on oskus. Ja oluline, et me oskaksime ka panna neid seemneid sinna. Ja see, mis ma seal koolis tegin, seda ma plaanin teha nüüd tuleva nädala vältel. Ja ärgu, ma selles mõttes ütlen saatanale seda, Jeesus Kristuse nime, ärgu keegi öelda mulle, et ma ei tohi seda teha. Ärgu ükski lapsevanemaga, koolijuht ega ma ei tea, kes tulgu ütlema, et ma ei tohi seda teha või ükski laps. Sellepärast, et kui see on meie täna kultuuri osa, siis me läheme ja räägime seda. See paneb mind, kui ma kuulen, et nad ei tea, mis neil on. See paneb käivitab mind. Ja ma tunnen niimoodi, et mis ma siin ühes klassi räägin. Direktor, tõmba klass või tõmba kool kokku. Hakkame rääkima. No siis sedasi pole ka mõtet teha, sest ma tean, et seal enamusel läheb ühest kõrvast sisse teist välja. Kui on väike grupp, siis mul on nädala aja jooksul palju efektiivsem seda teha. Tõenäoliselt see vili on palju suurem kui see, et võtta suur grupp kokku, kes ei taha kuskil koos olla ja istub telefonides. Et see on midagi, mida me tegelikult saame teha ja see on midagi, mida me saame teha oma lähedaste elus ka. Ja kus iganes me liigume ja räägime. Ja inimesed on tegelikult avatud. Nii et kui me jagame evangeeliumi, siis ma ütlen, seal on mingid punktid, mis peavad lihtsalt olema täidetud. Esimene punkt on nimi Jeesus. Ilma Jeesuseta me täna pärast Jeesus sündi me evangeeliumi jagada ei saa. Sest ennem juba jagati evangeeliumi sellega, et tuleb Messias. Kui sa ei taha Jeesust kasuta Messias, kelle nimi oli Jeesus. Et kui sa tahad väga minna sinna Hebra peale, Jesus, siis Messias Jesus tead küll, on ju. Kõik klatsivad peale. Mis asja? Mis sa räägid? Nüüd, see evangeelium on see, et Jeesus, või kui sa tahad, on lihtsam isegi alustada sellest, et me kõik oleme tegelikult teinud midagi valesti. Me kõik oleme midagi teinud valesti. Alustas juba, ma täna näen järjest rohkem. Meil on see 1-aastane. Ja kui ta midagi tahab, mis kellegi teise käes on, vahet pole, mis teise käes on, just seda ta tahab, mis kellegi teise lapse käes on. Siis ta otsib meid üles. Enne ta ei hakka karjuma kõigepealt vaatama. Leidis. Ja läheb kisa lahti ja tahab endale saada. See on juba patt. Miks see on patt? Sest ta himustab juba teise oma. Ta teeb üle kohut, sest see ei ole tema oma. Toome kommi, ma jagan kommi, ma annan temale, omale kõige vanemale,
järgmisele ja kõige nooremale äkki ei anna, las need hambad veel kasvavad. Ja ma olen 2 vanemal kommi ja temale ma ei anna. Ja nüüd ta läheb ja tahab teise oma. Ja ta võtab ära teiselt, mis kuulus teisele. See on juba patt. Olgugi, et see on meie pere sisene. See on ikkagi, see on vale. See ei toimi niimoodi. Sest ma võin öelda, kui me mõtleme, see on pere sisene, see on lapsed. No okei, mul on täna 2 venda ja 1 õde. Kellel neist kõige ilusam auto on? No, ma ei saa arvan äkki minul. Okei, õepere. Õepere on ilus. Mul läheb praegu vaja seda. Mul läheb vaja, nad elavad Tallinnas, ma lähen Tallinnasse ja mul läheb vaja nende autot. Ja ma ei hakka küsima ka, ma tean täpselt, kus neil võti on. Ma tean täpselt, neil on korter majas peedetud seal ühes kohas. Ma lähen võtan, tegelikult ma ei ole 100% kindel, aga no kui läheb hästi, siis on seal, ma lähen võtan, mul ei ole vaja küsida. Ja see ei ole mulle patuks. Lähen, sõidan nagu tahan. On küll, see on tegelikult väga selgelt varastamine. Ma ei tea, minu mees tuleb, tahab trenni minna. Kus auto on? Mida teeb? 1, 2. Vahet pole, kes seal istub. Vahet ei ole. Ma ütlen, politsei, ei kuulge, politsei ei sõita valesti arus. Me oleme sugulased. No, teate, tõenäoliselt keegi varast, kes sult midagi varastab, on ka kuskil kaugelt su suguline. Et see ei toimi. See ei toimi. Ja ühesõnaga, see patt tuleb juba väiksest peale, nii pikalt see ei pea inimestele nüüd rääkima patust, eks ole, sorry. Ma nüüd tulen tagasi selle teema juurde. Nüüd me oleme kõik pattu teinud, lihtsalt valetanud, varastanud, tapnud, ei ole austanud oma ema ja isa. Tead, ma hakkasin üks päev, läksin magama, ma tean kõiki 10 käsku, veel paar aastat ma kõiki teadsin. Ja siis 2 tükki just jäi puudu. Aga pooleldi ma magasin ka, ma ei tea, kas mul tuleb. Ühesõnaga, me ei pea isegi 10 käsku võtma. Patt on see, kui sa oskad teha head ja sa tee. Kui sa lähed täna välja, lapsed räägivad täna halastajast samaarlasest, kes läks mööda sellest, kes tee või oli pekstud tee peal maha jäetud. Ma käisin siin Piia küsis, Erkis, sina ju aitad inimest, kes on maha hukkunud. Jah, kõigepealt aga torgi noksaga. Kas ta on purjus või ei ole? Kas ta hingab või ei hinga? Ja siis ma mõtlen, no kui ei ole purjus, siis ma aitan. Aga kui on purjus... Okei. Esimene punkt. Kõik mõtlevad, no Erkis purjus inimesi ei aita. Ma ei hakka siin praegu rääkima, mida Piibel räägib ka. Aga esimene punkt on see, et me peame inimestele aru saama, et meil on kõik midagi valesti teinud. Põhimõtteliselt enne, kui ma jõuan sinna evangeeliumi tuumani, siis ma räägin sellest, et Jeesus tuli. Kui siis sai Jeesus, mis Jeesus pole olemas. Vaatavad, isegi mitte kristlastest ajaloolast tunnistavad, et Jeesus Kristus on olemas. Nii et kui sina ütled, et Jeesus pole olemas, siis põhimõtteliselt sa lähed ajalooliste vastu, et kes on uurinud seda asja, sa oled lihtsalt võhik, et ära ütle, et ta pole olemas olnud. Võtame nüüd hoo maha. Nii, sina oled pattu teinud. Jeesus sündis, küsimus on, kes ta oli. Aga kui ta oli tõesti see Messias? Kui sa ei usu, et ta oli see, siis okei. Aga kui ta oli tõesti see Messias ja ta läks risti peale ja kui ta maksis seal meie elud ja kui ta tõusis üles surmast, läks risti peale ja tõusis üles surmast, siis ta päästis sellega meid, ta tappis ära nii-öelda surma, ta võitis ära surmast. Tähendab seda, et kui ma võtan need 3 siit, siis need 3 maksavad selle, et mina olen pattu teinud ja mul on side Jumalaga. Erinevaid lugusid on ka. Pärast saate harjutada Andrus ja te pärast saate harjutada evangeeliumi jagamist. Nii. Aga nüüd need on need asjad, need on need 4 punkti. Meil on pattu teinud, Jeesus sündis, ta suri ja tõusis üles. Ja nüüd tegelikult nüüd see veel üks lisapunkt, mis siia äks, et ta suri ja tõusis üles, on see, et kes oma südames usub temasse ja kes tunnistab, et ta on Messias. Vot, see on see hetk, kui me saame lõigata. See ei ole veel lõikamine, see on evangeeliumi jagamine. Ja lõikama ma saan hakata siis, kui seda, et kas sa usud seda? Usun küll. Kas sa tahad, et ta elaks sinu südames? Kas sa tahad, et ta elaks sinu koos läbi püha vaimu tegelikult? Kui ma tahan, siis saan rääkida, kes on püha vaim. Kas sa tahad tema käia iga päev? Kas sa tahad temaga veeta aeg? Kas sa tahad tema jaoks elada? Kas sa tahad oma elust loobuda, et elad temale? Kui ta on sükest asja minu elu jaoks teinud, siis ma tahan küll. Okei. Siis kas sa tahad oma suuga tunnistada? Tahan küll.
tunnista, ma ei oska. Okei. Siis kui sa tahad, ma ütlen, piiblis ei ole tegelikult sihukest nii-öelda patuse palvet, aga see on üks hea viis, kuidas me saame neid juhtida. Ja see on see, kus sa aitad inimest sõnastada seda, mida Jeesus, ta kordab järgi siis Jeesus, ma usun, et ma olen pattu teinud, ma usun, et sa sündisid ja ma usun, et sa läksid mu patu eest ristile ja ma ei taha seda pattu endale, ma palun, et võta ära ja ma tunnistan, et sina oled Messias ja sa tuled tagasi ja sa võtad mind kaasa, sellepärast et ma loobun enda elust ja ma järgin sind. Tule minu ellu. Ja su suuga tunnistab ja südames usub. Seda sa lõikad. Ja vili, kus läheb? Ei, sa lõikad ära ja see läheb Jumala vara aita. Amen. See läheb Jumala vara aita. Kas te olete tähelepanu, ma polegi ammu nii vaikselt jutlustanud. Nii rahulik ja vaikne. Äkki siis ongi, kui mõnikord tunneb, et karjud nii palju. Ma peaks ütlema, tulete poole, äkki ma ei karju siis. Vaadake, ja see sirp peab olema terav. Teil mul mingid kirjavad veel, läks meelest ära, ju pidigi meelest ära minema. See oli ikka selle sirbiga seotud, see oli selle lõikusega seotud. Ja selle evangeeliumiga, et me jagaksime evangeeliumi, et me oskaksime jagada evangeeliumi. Ja see on oluline, sest lõikusaeg on täis. Ja Jumal ütleb, et järjest enam ma näen nagu seda, järjest enam. Ma olen kuulnud neid asju, võib-olla ma pole ise uskunud, nüüd ma usun ka. Ja see on see, et üks asi on see, et Jumala vaim valatakse kogu liha peale. Liha on täna see, mis me siin näeme. See on liha. Ja Piibel ütleb seda, et kogu vaim valatakse, püha vaim, see, kes täna elab meie sees, ta on juba meie peale valatud. Aga ta valab nüüd kogu liha peale. Selle peale võib-olla, keda ma tahan seal oksaga torkida või see, kes on nii tõre või see, kes siin kasutas kuidagi ära või peksis või varastas sinult või need kogu liha peale. Ja ma täna näen järjest enam, et see on see arm, mida Jumal tahab tuua üle maailma. See on midagi uut. Ma tean, paljud on profeteerinud seda ja paljud jutustajad nagu räägivad sellest. Seda on raske uskuda. Aga järjest enam ma näen seda, et raske on uskuda seda, mis on Piiblisse kirjutatud, ka neid lugusid, kui ma kuuleks, et ma mõtlen sellest, kuidas Jaakob võeti või Joosep müüdi orjaks. Ta oli 11 venda, 10 neist müüs ta orjaks. Siis ta läheb Egiptusesse, mis oli 21 aastat hiljem, kui me umbes 21 aastat hiljem ta kohtub oma pereliikmetega. Ja mida ta ütleb? Joosep ütleb seal seda, et teate vennad, et ärge üldse pange pahaks sellepärast, et Jumal oli minuga, sest kui te ei oleks mind müünud orjaks, siis täna te tuleks siia ja ma ei saaks anda meile leiba, et me jääksime elama. Täna ma ei saaks anda teile ja oma vanematele leiba, et me jääks elama. Ta oleks võinud olla 21 aastat! Võtke need vangi, lööge need pea maha, sest Joosep andis alguses vale süüdistuse neile ka, ütles maakuulajad. Või mis iganes, pange need eluaegse vangi. Kuna lihtsalt Egiptus, kus Joosep oli nii-öelda parem käsi valitsejal, seal oli toitu, siis tema pere tuli näljast, te peate lihtsalt teadma seda piiblugu. Siis tema pere tuli, neil ei olnud süüa, nad tulid Egiptusse ja nad said seal süüa ilma tasuta põhimõtteliselt. Ja jälle, pange tähele, ilma tasuta, see on see, mida Jeesus teeb. Kui me oleme tema omad, siis ta annab meile ilma tasuta ja ta läkitab mõned ees ja mõned järgi. Ja kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Aga lõikus on valmis. Eestimaa peal on lõikus valmis. Kui ma käin kuskil, siis ma näen seda, et lõikus on valmis. Kui ma jagan koolis, siis ma näen, et lõikus on valmis. Ja lapsed ütlevad, et nad usuvad Jeesust. Nad usuvad Jeesust. Ja ma ütlen väga selgelt seal, et päkapikk ei ole olemas, jõuluvannat ei ole olemas. Teate, see on oluline öelda neid asju ka. Ja üks ütles mulle, et minu isa on näinud lillepoti taga päkapikku.
Ja see on karm asi, vaata. Eriti kui me räägime kristlastena sellepärast, et ma pole alati teadnud seda, mul just kui me seal alfa väljasid tulime, üks isa küsis, kuidas sa räägid sellest asjadest? Ma ütlengi, et ei ole olemas. Ma ütlengi. Aga ma ütlen, et Jumal on olemas. Ja nii on. Ja ma ütlesin sellele isale, et kui teised ütlevad, et Jumalat ei ole olemas, siis mina ütlen, Robertile ma olen korduvalt öelnud, teistele ma ütlen, nad on nii palju väiksemad, ma ei tea, kas nad aru saavad. Aga Robertile ma olen öelnud, kui teised ütlevad sulle, et Jeesust ei ole olemas, siis nad lihtsalt ei tea, et ta on olemas, aga ta on olemas ja ta armastab teisi ka. Siis ei tähenda, et seda, et kui teised ütlevad, et ta ei ole, et ta ei ole. Aga päkapikk ja juurkonnast ei ole olemas. Sest see on vale. Ja kui me räägime neile, et need on olemas, siis üks päev me kasvame nii suureks. Ja siis me mõtleme, minu vend oli, ma mäletan seda, kuidas ta oma vanematele ütles, vanem vend, kes täna on usus ja koguduses teenib aktiivselt kaasa ülistuses ja nii edasi. Tema ütles, et ma mäletan enam-vähem, kus ma kuulsin seda, ta alas patust elu ja ta ütleb mu vanematele, et kas ta pole mõelnud, et see Jeesus on samasugune muinasjutt nagu jõuluvana. Aga see on lihtsalt täiskasvanute jõuluvana. Täiskasvanud lihtsalt ei tea samamoodi nagu lastele öelda, et neid Jeesust ei ole olemas. See on üks karuteene, mis me teeme ühiskonnas mingil määral. Et jõuluvana ja päkapikud, et nad on olemas. Sest kui laps juba usaldab meid ja üks päev ma ütlen, et ma valetasin sulle. Ei, ma ei valeta. No see on vale, oleme ausalt, see on vale. Et ma luiskasin sulle, luiskasid ja see luiskamine väärib põrgut. Igatahes. Aga nüüd, kui ma ütlen, aga Jeesus on olemas, siis ta mõtleb, et aga äkki sa tuled mulle 50 aasta pärast enne, kui sured, et see oli ka vale. Sest jõuluvana ju oli vale. Ja nii edasi. Et see on mingi siuke asi, meid on päris vähe siin lapse vanemad. Kuulsite, jah? Et see on vahva, siis me isegi ei anna kommi, lihtsalt meil lapsed söövad nii palju kommi kogu aeg, et me ei anna isegi advendi siin kommi ja siis hommikul ma andsin Rachelile, me anname kommi, me ei ütle päkapikk käivas või keegi, siis me anname talle ja siis Rachel läheb šokolaadina kaste. Kas sul käisid päkapikud? Ma tulen tagasi kohe. Ja. Selline, jah. Kuulge, aga läheme palvesse ja ma julgustan teid proovima, praktiseerima, jagama evangeeliumi selliselt. Ja üks asi on see, vaadake, et mis ma tahan väga selgelt öelda välja, kui meie sirp ei ole terav, siis keegi ei usu seda evangeeliumi ka. Nii on. Et kui mina täna ei ela seda elu, mis ma räägin välja, siis keegi ei usu seda. Ja siis mul pole mõtet nii-öelda jagada seda, sest patt nüristab seda tera. Ja see on lihtsalt ohtlik, sest mul on öeldud, kui siin Hiiumaal, et see inimene jagas mulle evangeeliumi, Mandril on öeldud, see inimene jagas mulle evangeeliumi ka. Et ma ei ole kindel sellest, sest ta on kuulnud kuskilt mujalt ka, aga lihtsalt need inimeste elud ei ole eeskujulikud. Ja Ameerikas on ka terve kogudused, kus järsku pastor tuleb välja mingi suure patuga, et terve kogudus kukub kokku. Miks? Sellepärast, et nad on pannud oma silmad selle pastori peale või selle inimese peale. Esiteks me ei saa panna silmi inimeste peale, vaid me peame panema Jumala peale. Aga meie elu peab olema eeskujuks. Eeskujulik elu on nii, nagu Piibel ütleb, laitmatu. Ja see on nüüd karm, see on suur surve, mida meil on kanda raske. Aga läbi Jeesuse, koos Jeesusega meil ongi võimalik kanda, üksi ei ole võimalik. Nii, aga teeme palve ja siis lõpetame. Tõuseme püsti. Jeesus, ma palun täna seda, et kui meie siin pool maailma tähistab seda, et sina sündisid. Vahet pole, mis aeg see on. Aga see on ülisoodus aeg jagada evangeeliumi. See on kindel. Issand, siis ma palun, et nüüd, kui me täna rääkisime sellest, kuidas jagada evangeeliumi, issand, me teritaksime oma sirpid. Me tuleksime sinu ette, ütleksime, issand, anna andeks meile meie patud. Issand, me ei taha, et meie patt nüriks meie sirpi. Me tahame tunnistada üksteisele oma pattudest, sest siis raud ihub rauda, kui me tunnistame. Jah,
nii et ma kutsun sind üles, kus iganes tunnistama oma pattu kellelegi, oma usukaaslasele ja rääkima seda, mis pattu sa teed, et loobuda sellest ja siis palvetage Jeesuse nimel, ma loobun sellest. Jeesus, tule mu ellu ja tee mind uueks. Teeme uue lepingu, järgida tahan sind ja tahan, et mu sirp oleks terav, et ma teaksin, kuidas külvata ja kuidas lõigata. Ja siis ma tänan sind, et missionikogudusel on aeg minna lõikama. Ja siis ma tänan sind, et missionikogudusel ja kui nad lõikavad, nad ka külvavad. Ja siis nad külvavad head seemet. Ja siis et meie seeme, mis me külvame, et see oleks üks viljakas seeme. Ja siis et kas on need, kes meie lõikame või on need, kes meie järgi tulevad ja saavad lõigata seda. Au ja kiitus kuulub sellegi poolest sulle. Sest sina oled see, kes annab tarkuse, kuidas teritada. Sina annab tarkuse, kuidas külvata. Ja sina annab tarkuse, kuidas lõigata. Ja siis ma palun, et evangeelium leviks. On meile julgust jagada nendel jõulude ajal väga eriliselt evangeeliumi. Palun, et me saaksime ka lõigata. Palun, et me saaksime ka lõigata. Ja las, kui me käime ja kuulutame, siis las kõlada see, et taevariik on lähedal. Amen. Istu korraks. Võib olla üks asi, oluline asi meelde ka. Ma nüüd sellest rääkima hakkast ütlus nagu kõik lõppes. Aga üks asi, nüüd tuli kirja koht meelde, mis ma tahtsin lugeda kõik asjad. On see, kui me vaatame seda, ma toon ühe näite lihtsalt. See on Mattuse evangeeliumis. Kui enne kui Jeesus saatis, läkitas välja jüngrid, siis tegi inimest terveks. Seal on, Jeesus tegi hingamispäeval terveks, inimest tulid, ta tegi terveks ja siis ta annab jüngritele meelevalla ja väe ja inimest terveks saad välja kurja vaime ja nii edasi ja siis ta läkitab nad välja 12 jüngrit. Ta teeb terveks, jüngrid õpivad, ta saadab välja, tegema seda sama ja ütleb, mingi kuulutage evangeeliumi, aga tehke terveks need ja need, tehke imesed ja tunnustähed võtan kokku. Nüüd, miks need imed ja tunnustähed on olulised? Mõnikord see peab käima enne evangeeliumi jagamist. Sest siis nähakse Jeesus tegutsemas. See kasvatab usku. Mõnikord peab pärast evangeeliumi kuulutamist tulema imed ja tunnustähed. Et see on ühtpidi ja teistpidi. Minge järg karke seda teha. Okay? See oli see, mis ma tahtsin välja tuua. Need imed, ütlesin siin ka, et see on järgmine punkt. Need imed ja tunnustähed. Nüüd saad aru, et see võib olla nii ees kui taga, aga see ime võib töötada kui evangeelium. Okay? Meil on eestpalvet ka. Margit saatis Gloria eest eestpalvet. Gloria on haige ja palus eestpalvet. Üldse on haiguseid. Ennalt see kogu kupatusega. Aha. Ja selle palvetamise raama eest ka, kes lubas, et ta tuleb see pühapäev. Ei jõudnud täna jällegi. Okay. Aga teile ma ütlen head aega ja paletame teie eest ka, kes te vaatasite. Olge õnnistatud.